Kaasaegne äri tugineb üha enam tehnoloogiale ja väikeettevõtted pole erand. Tiheda konkurentsiga keskkonnas on ettevõtjate jaoks oluline mitte ainult klientide hoidmine, vaid ka kiirem, efektiivsem ja minimaalsete kuludega töötamine. Siin tulevad appi närvivõrgud, võimas tööriist, mis võimaldab automatiseerida rutiinseid protsesse, parandada teenuse kvaliteeti ja vähendada kulusid. Kui varem tundus tehisintellekti juurutamine midagi keerukat ja vaid suurkorporatsioonidele kättesaadavat, siis tänapäeval on närvivõrgud muutumas reaalseks lahenduseks väikeettevõtetele. Need aitavad töödelda klientide taotlusi, optimeerida turundust, automatiseerida müüki ja isegi analüüsida finantstulemusi. Kõik see ei nõua suuri investeeringuid, piisab, kui valida õiged tööriistad ja kohandada need vastavalt oma ülesannetele. Kuid hoolimata kõigist eelistest seisavad paljud ettevõtjad närvivõrkude juurutamisel silmitsi probleemidega. Nad valivad sobimatud lahendused, ei arvesta integratsiooniga praeguste protsessidega või ootavad koheseid tulemusi. Selles videos aitame teil mõista, kuidas tehisintellekti väikeettevõttes õigesti rakendada, vältida levinud vigu ja kasutada närvivõrkude võimalusi võimalikult tõhusalt. Ettevõtete vajaduste hindamine. Enne närvivõrkude juurutamist on oluline mõista, milliseid probleeme need teie ettevõttes lahendada saavad. Automatiseerimine moesuundade huvides on ebaefektiivne. Nutikas lähenemine algab protsesside analüüsist, mis nõuavad töötajate kiirendamist, optimeerimist või töökoormuse vähendamist. Milliseid ülesandeid saab närvivõrkude abil automatiseerida? Närvivõrgud võivad täita paljusid funktsioone, kuid need on eriti tõhusad rutiinsetes ja korduvates protsessides. Klienditeenindus, automaatne kõnetöötlus, vestlusrobotid, häälaassistendid, kes vastavad klientide küsimustele 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas. Turundus, pakkumiste isikupärastamine, nõudluse prognoosimine, ülevaadete ja sotsiaalvõrgustike automaatne analüüs. Müük, taotluste töötlemine, meeldetuletused klientidele, tootesoovitused eelistuste alusel. Kuidas teha kindlaks, kas ettevõte tõesti vajab tehisintellekti? Lihtne viis mõista, kas närvivõrke tasub juurutada, on küsida endalt paar küsimust. Kas teil on rutiinsed protsessid, mis võtavad palju teie töötajate aega? Kas aeglase teeninduse või taotluste ebatõhusa käsitlemise tõttu kaotate kliente? Kas teil napib töötajaid klienditeeninduse, turunduse või analüütika vallas? Kas soovite kulusid vähendada ilma teenuse kvaliteeti langetamata? Kui vastus vähemalt ühele neist küsimustest on jaatav, võivad närvivõrgud olla teie ettevõtte jaoks suurepärane lahendus. Kust alustada? Parim variant on alustada ühest suunast, kus närvivõrkude juurutamine toob suurimat kasu. Näiteks, kui teil on palju klientide kõnesid, kuid juhtidel pole aega neid kõiki töödelda, saate rakendada neurosekretäri. Kui pakkumiste isikupärastamine on oluline, tasub turunduseks kasutada tehisintellekti. Peaasi, et mitte proovida kõike korraga automatiseerida. Konkreetse ülesandega alustades ja tulemusi nähes saab järk-järgult laiendada närvivõrkude kasutust teistes ärivaldkondades. Õige lahenduse valimine. Kui ettevõte mõistab, milliseid ülesandeid saab närvivõrkude abil automatiseerida, tekib järgmine oluline küsimus, millist lahendust valida. Siin pole universaalset vastust, kõik sõltub eelarvest, ettevõtte spetsiifikast ja tehnoloogiate kasutuselevõtu valmisoleku astmest. Peaasi, et keeruliste süsteemide eest mitte üle maksta, kui saad hakkama ligipääsetavamate ja tõhusamate vahenditega. Turul on 2 peamist tüüpi lahendusi. Valmis närvivõrguteenused ja individuaalsed lahendused. Väikeettevõtete jaoks on sageli optimaalsed valmislahendused, mis võimaldavad kiiresti hüpoteese testida ja ilma suurte kulutusteta efekti näha. Näited populaarsetest lahendustest väikeettevõtetele. Vestlusbotid on automaatsed abilised sõnumitoojates ja veebisaitidel, nad vastavad klientide küsimustele, võtavad vastu tellimusi ja koguvad andmeid. Häälabilised vastake kõnedele, konsulteerige klientidega ja saavad täita tugifunktsioone. Neurosekretärid töötlevad sissetulevaid kõnesid, salvestavad tellimusi ja edastavad teavet juhtidele. Automatiseeritud kõned kasutage meeldetuletuste, küsitluste ja klientide teavitamiseks närvivõrku. Neuraalvõrgud ülesannete haldamiseks aitab hallata ajakavasid, jagada ülesandeid töötajate vahel ja jälgida tähtaegu. Närvivõrgu lahenduse valik sõltub ülesannetest, kuid peaasi, et ei karda proovida. Väikeettevõtted saavad tehnoloogiat teadlikult ja oma vajadusi mõistes kasutades olulisi eeliseid. Peamised vead närvivõrkude rakendamisel.
Närvivõrkude juurutamine on võimas samm automatiseerimise ja äritegevuse efektiivsuse tõstmise suunas. Kuid nagu iga uue tehnoloogia puhul on oluline olla teadlik võimalikest lõksudest, mis võivad protsessi aeglustada või põhjustada frustratsiooni. Vaatame kõige levinumaid probleeme ja kuidas neid vältida. Oodata koheseid tulemusi. Üks peamisi vigu on arvata, et närvivõrk hakkab kohe pärast ühendamist ideaalselt tööle. Praktikas nõuab tehisintellekt aega, et konfigureerida ja kohaneda konkreetsete ärivajadustega. Kui räägime vestlus- või häälassistendist, võib see esialgu anda ebatäpseid vastuseid, kuni õpib tegelikest päringutest. Kuidas vigu vältida? Varuge aega algoritmide testimiseks ja kohandamiseks. Olge valmis selleks, et närvivõrgu töö esimesed nädalad nõuavad jälgimist ja täiustamist. Alustage ühe võtmeülesandega ja seejärel laiendage funktsioone. Testimise puudumine enne käivitamist. Mõned ettevõtted rakendavad närvivõrku ja hakkavad seda kohe tööprotsessides kasutama, kontrollimata, kuidas see ülesannetega toime tuleb. See on riskantne. Ilma testimiseta võib päringu töötlemisel ilmneda vigu, valesid vastuseid või andmete valet tõlgendamist. Kuidas vigu vältida? Viige läbi testperiood, proovige närvilahendus piiratud klientide või töötajate rühmaga. Kasutage teststsenaariume, valmistage ette näidispäringud ja vaadake, kuidas tehisintellekt neile vastab. Jätke käsitsi sekkumise võimalus, laske töötajatel esimestel etappidel närvivõrgu tööd reguleerida. Teiste ärisüsteemidega integreerimisetapi ignoreerimine. Teistest äritööriistadest eraldi töötav närvivõrk ei too maksimaalset kasu. Näiteks kui vestlusrobot võtab tellimusi vastu, kuid ei edasta neid KRM-i või kui häälassistent salvestab päringud, kuid ei seo neid kliendibaasiga, jääb protsess ikkagi lahutatuks. Kuidas vigu vältida? Enne rakendamist tehke kindlaks, milliste süsteemidega tehisintellekt peaks töötama, KRM, telefon, post. Kontrolli ühilduvust, kas närvivõrku on võimalik integreerida ilma keeruliste tehniliste muudatusteta. Testige kogu töövoogu, et tagada andmete õige ülekandmine. Närvivõrkude juurutamise vigu seostatakse enamasti mitte tehnoloogia endaga, vaid selle kasutamise vale lähenemisega. Kui jätate testimiseks aega, kohandate tehisintellekti tööd ja võtate arvesse integratsiooni teiste protsessidega, saab närvivõrgust tõhus tööriist, mis ärile tõesti abiks on. Närvivõrkude juurutamine ei ole ühekordne tegevus, vaid järkjärguline protsess, mis nõuab hoolikat lähenemist ja aega kohanemiseks. Selle tee edukus sõltub sellest, kui õigesti esimene samm on valitud. Kui soovite oma ettevõttes professionaalselt rakendada närvivõrke ja saada individuaalset plaani, mis võtab arvesse teie ettevõtte kõiki funktsioone, registreeruge tasuta konsultatsioonile. Aitame leida parimad lahendused protsesside automatiseerimiseks ja töö efektiivsuse tõstmiseks. Skaneeri QR-kood või järgi videokirjelduses olevat linki.